Tere päevast, mina olen Ülle Pärl, Tartu Ülikooli majanduse arvestuse kaasprofessor ja meil on täna siin külalisteks audiitorkogu esindajad. Tere Ülle, aitäh saatesse kutsumast. Minu nimi on Märt-Martin Arengu, olen vandeaudiitor ja esindan audiitorkogu. Ja minuga kaasas on minu kolleeg. Tere Ülle, mina olen Angeelika, aga audiitorkogust olen metodoloogia spetsialist. Mis see tähendab? Meil on audiitorkogus metodoloogia komisjon, et ta koosneb siis erinevatest audiitorbüroodest, kõige targematest vandeaudiitoritest. Ja on loodudki sellisteks olukordadeks, et alati on hea, kui on keegi, kelle käest küsida, kui ise ei tea. Ja igasugustest sellisest nagu töövõtete parima praktika jagamiseks on see komisjon loodud. Ja siis audiitorkogu poolt siis seda komisjoni tööd toetan mina. Põhimõtteliselt Angeelika õpetab audiitoritele, kuidas tööd teha. Jah, on kõige targem. Kõige targem. Väga hea, siis on meil väga hea koosseis siin. Ehk siis võiksime siis alustada sellest, et no kes see audiitor siis on ja mida ta teeb? Ütleme, audiitortegevust saab kindlasti tutvustada väga erinevatel viisidel. Ma lihtsalt nii sulle kui kuulajatele korra nagu selle igava regulatiivse raamistiku annan ka, ehk et audiitorkogu on siis avalik õiguslik juriidiline isik, mis tähendab, et kõik Eesti audiitorettevõtjad ja vandeaudiitorid peavad olema meie liikmed. Ehk et kõik, kes Eestis nagu auditeerimisega tegelevad, peavad kuuluma audiitorkogu alla. Ja nüüd audiitorettevõtja on siis nagu see ettevõte, mis seda teenust osutab ja seal audiitorettevõttes peab siis olema vandeaudiitor. Vandeaudiitori põhiliseks teenuseks, mida ta osutab, on siis eelmise perioodi raamatupidamise aastaaruande kontrollimine, ehk et raamatupidamise aastaaruande auditeerimine. Et see on Eesti audiitorettevõtete kogu tegevusest umbes sellise poole moodustab. Aga et tegelikult see on selline nii-öelda põhitegevus, mille järgi meid kõige rohkem tuntakse, aga tegelikult see teine pool, et see on vähemalt sama põnev. Ja see, kus on kogu selline nõustamine, on siis see IT-alane nõustamine, maksunõustamine, raamatupidamine, ka tehingute nõustamine ja nii edasi. Ja nüüd kohe lähitulevikus tuleb jätkusuutlikkus sinna juurde, nii et audiitorid tegelevad paljude erinevate asjadega. Sa ütlesid, et see töö on nii põnev, aga mina kuulsin vähemalt siis esimesest osast, et raamatupidamise aasta aruanne ja selle kontrollimine. No mis seal põnevat on? No ütleme nii, et iga audiitor vastab selle tõenäoliselt natuke erinevat. Ma ütleks, et ega see kontroll iseenesest võib-olla põnev ei ole, võib-olla mõnel on see kontroll ise ka põnev, aga tegelikult see on ikkagi see suhtlus. Ütleme nii see suhtlus kliendiga, et ega me ei ole ju nii-öelda maksuametnik, kuigi Eesti maksuametnikud on väga mõistlikud, aga sellised traditsioonilises mõistes maksuametnik, et me nagu läheks ja kontrolliks ja siis, kui on halvasti, siis kohe on nagu kehvad tagajärjed, vaid me ikkagi oleme ettevõtjale ju partneriks. Et jah, et on küll seadusega ette nähtud, et teatud suuremad ettevõtted peavad endale audiitori tellima, aga on ka küllap palju neid ettevõtjaid, kes näevad selle järgi vabatahtlikult vajadust ja vabatahtlikult tellivad audiitori. Ehk et ikkagi see, ma ütleks, et erinevas audiitori sellises vanuses on võib-olla erinevad asjad huvitavad, et näiteks alustav inimene audiitorettevõttes, kui ma mõtlen enda kogemusele tagasi, võib-olla Angeelikal sarnaselt, et see esimese aasta-kahega, kui sa oled nagu koolipingist tulnud ka, ega sa tegelikult elust väga palju ei tea. Ja siis siin nagu antakse võimalus näha, ma ei tea, erinevate sektorite, mitmekümne erineva ettevõtte sisse, mis tegelevad väga erinevates valdkonnas, ehk et nagu see õpikõver ja selline maailmapildi avardumine, see on seal alguses hästi-hästi suur. Ja ma ütleks, et nagu algusaastatel see on just see põnev asi. Siis nüüd sealt edasi, teised asjad lähevad põnevaks, on see, et üks, et kui sa nagu oled selline järsema õpikõvera läbinud, siis on see, et hakkad näiteks inimesi juhtima ja inimesi ei ole üldse lihtne juhtida, sa ei saa seda ka koolis otseselt õppida, see nagu kogemuse käigus tuleb, mõnedel tuleb paremini välja, mõnedel kehvemini välja, et nagu need vastavad sellisele staažile need asjad, mis teevad selle töö põnevaks, need muutuvad.
ütleks mina. Ma ei tea, Angeelika, kas sinu valgusaastad olid sarnased? Ja no selles mõttes ongi, et kui kõige alguses üldse rääkida, et mida audiitor teeb, et meie eesmärk on ju vaadata, et see raamatupidamise aasta aruanne oleks vigade vaba, vead võivad tulla nii pettusest kui eksimusest. No siis see esimene on pettus, on ju. Noh, et kui sa oled alustav audiitor, siis võib-olla on see, mis su silmad särama paned, et kas ma leian mingisugused pettuse osad. Aga jah, et kõik see, mida Märt Martin ütles, et tegelikult see töö tulemus on jah, see majandusaasta aruanne, aga miks me seda tööd teeme? Me teeme seda tööd selle jaoks, et teised inimesed saaksid usaldada seda, mis aruandes kirjas on. Ja see usaldus on ju mitte ainult selleks, et teada, et siin iga rida on täpselt raamatupidamise aasta aruande standardi kohaselt kirjutatud, et usaldatakse seda, et see ettevõte on ka homme olemas, et ta maksab ära oma võlad, toodab meile kõikidele majandusse väärtust ja me ei auditeeri mitte nagu seda, tähendab, jah, me auditeerime küll seda aruannet ennast, aga kogu see sinu töökomplekt ju tegelikult koosneb väga erinevatest ettevõtetest ja just see kokkupuude niivõrd paljude erinevate inimestega, niivõrd palju erinevate ettevõttetüüpidega, niivõrd palju erinevate tööstusharudega, et see ongi põnev. See kostab hästi põnevana ja see kostab tõesti tohutu õppimisena. Aga noh, õppimine üldiselt just kõige lihtsam tegevus ei ole. Et ma just mõtlesin seda, et nii palju erinevaid tegevusalasid, millest sa pead hakkama tasapisi aru saama, et mis seal ikkagi tegelikult toimub, mis on, ütleme, normaalne kas või mingi kulude struktuur ja mis iganes, eks ju. Ja selles mõttes on vist päris keeruline ja väljakutsuv ka. Ja ega ta lihtne ei ole, aga hea on see, et ega see nii-öelda alustav audiitor või audiitori abiline, ega ta ei ole üksi. Et ütleme, audiitori kutse on selles mõttes natukene erinev võib-olla paljudest teistest, et ega ülikoolis ei saa nii-öelda, ei ole üheski ülikoolis ei Eestis ega väljamaal, et sa õpid seal audiitoriks, et lõpetad mingi kursuse ära ja siis oled audiitoriks valmis. Et tegelikult nii meil kui rahvusvaheliselt on niimoodi, et jah, sa võid küll nagu neid, ma ei tea, aineid just õppida, aga et tegelikult audiitoriks saada, sa pead audiitori juhendamisel töötama teatud arvu aastaid ja Eestis, paljus teistes riikides on 3 aastat. Ehk et ja selle 3 aasta jooksul, sa tõesti õpidki, aga sa ei ole nagu selles õppes üksi, et sul on see, nagu ma ise ennist ka kirjeldasin, et nii-öelda erinevas staaži astmes olevad töötajad on seal ka firmas olemas, ehk et sul on need paar aastat vanemad inimesed, kes siis juhendavad sind võib-olla selliseid detailsemate küsimustega, siis on vandeaudiitor, keda ka põhilistel koosolekutel näed, kes siis nagu suure pildi jaoks aitab võib-olla mingit sihti seada, et see ei ole kuidagi nagu nii-öelda üksi, et upu või uju, et kuna ütleme lõppkokkuvõttes iga inimese tööpanusest sõltub selle kogu asja kvaliteet, et siis on nagu päris suur vastutus ka nendel vanematel inimestel, et see noorem inimene nagu oskab oma tööd teha. Et see eks see ma ei tea, mikrokosmos ole natukene. Ja siis, kui sa oled juba valmis vandeaudiitor, valmis oma kutsetunnistusega, ka siis asi ei lõppe, sellepärast, et vandeaudiitor on üks nendest elukutsetest, kus on seadusega pandud kohustus jätkuvalt ennast täiendada, et täiendusõppe kohustus tuleneb seadusest, kõik peavad seda täitma ja eluga lisaks oma soodu, et paar aastat, 1-2 aastat tagasi tuli audiitorite lauale näiteks selline täiesti uus valdkond nagu virtuaalvääringu teenuse pakkujate audiitorkontroll, ehk siis krüptoettevõtete audiitorkontroll, ehk siis võib ka juhtuda, et üleöö on sul vaja omandada kompetentsi, mida sul varem ei ole. Ja nüüd hakkame rääkima ESG aruandluse kontrollist, et see on samuti asi, et standard sai valmis siit detsembri lõpu seisuga siis lõplikult valmis ja vastu võetud välja kuulutatud, siis juba siin sügisel tõenäoliselt hakkame tegema planeerimistegevusi, et osadel ettevõtetel seda aruandlust kontrollida. Et jah, valmis produkti, ma arvan, audiitori näol kunagi ei olegi. Et ühesõnaga, kui tahad areneda, siis on audiitori elukutse jumalast hea. Aga
Võib-olla ennem, kui me sinna õppimisse veel natukene sügavamalt sisse läheme, ma ikkagi võib-olla selle inimese poole pealt, et sa ütlesid, et vanad ja noored ja kollektiivid, et kuidas tegelikult on, et kuidas vanus, 2 küsimust kohe korraga, et vanuseline struktuur võib-olla või kuidas see nagu tundub, et on, ja teine, et milline inimene see audiitor, ikkagi tundub niimoodi, et ikka kontrollib ja raamatupidamine ja et siis on niisugune suhteliselt selline kuiv värk ja mingit, ühesõnaga, et võib-olla niisugust sära inimesena. Meil on imago probleemid. Et kuvandiga on vaja tööd teha. Võib-olla kõigepealt sellest vanusest, et eks ma ise kasutasin ka seda, et nagu natuke vanem ja siis natuke veel vanem, et eks see reaalselt on ikkagi see, et kuigi audiitorfirmad võtavad kindlasti ka nii-öelda algajana tööle neid nii-öelda karjääripööreid või veidi vanemas eas inimesi, aga et siuke tüüpiline profiil on ikkagi selline ülikooli kas äsja lõpetanud või paar aastat tagasi lõpetanud, ütleme siuke, ma ei tea, kuni 25 inimene. Ja siis need nii-öelda natukene vanemad, kes teda juhendavad seal, nemad on 28, et see nagu, ma ei pidanud silmas nagu siukest 20 aastast hüpet seal iga sammu vahel, et eks ta, ütleme niimoodi, et on Eesti audiitorite seas on, ma ei tea, peast ütlen, et vanuses umbes 25 kuni 85 on kõik grupid kaetud. Ma olen isegi statistikat selle kohta teinud, et vist umbes 10 aastat tegelikult see keskmine vanus on püsinud seal umbes 47-48. Et mis tähendab, et eks vanemad inimesed üks hetk lahkuvad kutsest, nooremad tulevad peale, et umbes 47-48 on püsinud, aga jah, see algav tase, et see on kindlasti umbes 25 eluaasta kandis. Ma võin ju öelda, et üks kõige vähem vanuseliselt diskrimineerivaid erialasid ta kindlasti on, et mitte miski ei takista sind jätkata ka kõrges vanuses auditeerimist. Ja mis puudutab küsimuse teist poolt, et millised audiitorid on, et võib-olla inimest on keeruline kirjeldada, et eks meil ole igasuguseid karvaseid ja sulelisi, aga lihtsalt mida ma mäletan omast ajast ja võib-olla Angeelika ka, et ikkagi nagu see töökeskkond, et jah, sa teed tööd, siis kui tööd ei tee, sul on lihtsalt väga lõbus oma kolleegidega ja iga nädal või teine nädal sul on ikkagi mingi sotsiaalne üritus või pidu ja sellist palju läbikäimist ja ma nüüd lähen võib-olla väga veidrale rajale, aga et eks väga palju leiavad ka kaaslase endale audiitorfirmast ja ühesõnaga, et sellist nagu sotsiaalset elu on väga palju. Ja kas see on sellepärast, et nii palju on tööd, et kuskile mujale pole aega vaadata? ei saa välistada, igal juhul audiitorfirmas nagu töötamine kuidagi nagu kuiv ja igav pole kaugeltki, et on ikkagi väga siuke lõbus, tore sotsiaalne kogemus, ma ütleksin. Et tegemist ikkagi eelkõige ikkagi jällegi sotsiaalse tööga, eks ju, et sa suhtled nii siis nende klientidega, eks ju, kui ka siis teed tööd kollektiivis, et tegemist on ikkagi tiimitööga. Ja, ma võib-olla võingi ma siiamaani mäletan enda sellist audiitorfirmasse tööle mineku hetke, et ma nagu natuke kujutasin ette, mis seal tehakse, ega mitte väga täpselt. Ja minu arusaam oli ikkagi see, et hästi palju tuleb seal Exceli taga nagu istuda ja analüüsida. Ja siis ka nagu see värbava firma nagu inimressursside juht ja nad ikkagi ka nagu rääkisid ja ma töö käigus ka kohe nägin, et tegelikult jah, sul on seda natuke nagu üksi analüüsi hetke on ka, aga ikkagi väga palju on seda suhtlust kliendiga, tiimiga, et ja seda ma nagu ei teadnud enne sinna tööle minekut. Et ta oli ka minu jaoks oli natuke raske kuidagi siuksest, olin võib-olla veidi kinnisem nagu siuksest profiilist välja tulla, aga see on väga, väga arendav ja väga hea. Et isiklik kogemus. Väga, väga kiht. Aga tegelikult me oleme ju kuulnud, et jah, need noored inimesed tulevad audiitorfirmadesse, aga päris mitmed neist ikkagi suunduvad kuskile mujale edasi.
et ja siis päris mitmed nendest omakorda on öelnud, et audiitorfirmas töötamine andis neile väga hea siis baasi või kogemuse mujal hakkama saada, et kas äkki te oskate välja tuua, et mis see nagu annab see audiitorfirmas töötamine, millist kogemust või? No ma võib-olla kirjeldangi natuke seda, ütleme, audiitorfirma selline tööjõustruktuur on heas mõttes püramiidikujuline. Ehk et see tähendab seda, et iga aasta võetaksegi rohkem inimesi nii-öelda nooremast osast peale ja ega kõigile see ei sobigi. Küll aga see kõigile annab väga palju tagasi, see sama õpikõver, mis ma ütlesin, et see nagu esimene aasta-2 on kõige järsem ja et eks inimesed lihtsalt paratamatult nagu igal sellel karjääriastmel leiavadki, et nad, kellele see audiitorlus meeldib, püsib seal, aga kellele ei meeldi, ega ta paljudele nagu pikaaegse plaanina, et ma teen nüüd seda pensionini ei sobi ja ei peagi sobima. Ehk siis lihtsalt minnaksegi audiitorfirmast välja, aga mis on nagu paljude teiste erialadega võrreldes, ma ütleks audiitorbüroos töötamise eelis on see, et minnakse küllaltki võrreldavale positsioonile. Ehk et kui sa oled nagu audiitorfirmas juba 2-3 aastat olnud, sa ei lähe nii-öelda selliseks, ma ei tea, võib-olla junior analüütikuks kuhugi mingisse muusse ettevõttesse, sa oled juba selliseks, ma ei tea, senior analüütikuks või ja siis kuskilt minnakse, ma ei tea, võib-olla selliseks kuskilt kõrgemat tasemelt finantsjuhiks ja ühesõnaga, et ta on nagu selline ülejäänud karjääriks väga hea vundament see audiitorfirmas töötamine. Tead, kui neid konkreetselt võib-olla proovidagi neid erinevaid oskuseid võib-olla kuidagi välja tuua, siis sõltuvalt sellest, et audiitorbüroos millisesse teenuse liini sa satud, et kas see on siis audit või on maksunõustamine või on tehingunõustamine, siis esitaks juba siis selle oma konkreetse spetsiifilise kitsa valdkonna teadmised, mis sa täiesti sellise alustades teoreetilisest teadmist, lõpetades täiesti praktilise kogemusega, et kuidas neid asju päriselt tehakse, et selle sa seal omandad juba paari aastaga. Auditist ma tean rohkem rääkida, sest ma ise seda ju tegin, et kui mõelda, et mis on need siis nagu need laiemad oskused, mida sa sealt omandad, mida edaspidi kasutada, et ongi see, et selle isegi audiitori assistendina sa käid igas ettevõttes ju külas koha peal, võib-olla täna natuke vähem külas koha peal, nüüd on meil ka need Teamsid ja Zoomsid koroona järgselt, aga ikkagi lähed kliendile külla, audiitorid töö kõige põhilisem alus on see, et sa pead sellest ettevõttest aru saama ja selle arusaamise omandamiseks sa käidki läbi kõikide nende erinevate ettevõtete põhiprotsessid, ehk siis sa ju õpidki tundma mitte ainult, kuidas teha auditit või kuidas see audiitorfirma töötab või kuidas oma auditeerimisoskuseid, vaid sa tegelikult ju kõrvalt õpid, kuidas 1, 2, 3, 4 firma, mis iganes valdkonnas nad tekivad, kuidas nemad oma asju teevad. Nii et see ongi see hästi lai põhi, mille sa endale kaasa saad, isegi siis, kui sa otsustad tulla ainult paariks aastaks tööle, mis on ka okei, et auditisse tihti satuvad uued töötajad ülikooli pingist, kui nad veel ei tea, mida nad teha tahavad. Et kui audit meeldib, nad jäävad sinna, kui audit ei meeldi, siis nad saavad endale väga head oskused kaasa, et nad rakendada mujal ja siis teistpidi, aga see teistpidi tuleb pärast audiitorfirmasse kliendiks jälle sealt teiselt poolt, ega kokkuvõttes see on igatepidi kasulik, ükskõik mis pidi sa seda ka ei lähe, kuidas see lõpptulemus ka ei oleks. Ma võib-olla veel täiendaksin, et mida mulle endale tundub, et mida audiitorfirmas töötamise kogemus kannab, on selline ütleme mõtlemise struktureerimine, et sa oskad natuke enda mõtteid kuidagi paremini korrastada ja ka nagu otsuseid vastu võtta. Et sa saad aru, et mis on see info, mida mul on vaja, et otsust vastu võtta, sa hangid selle info ja sa teed selle otsuse. Ja sa saad aru, miks sa oled selle otsuse teinud, ehk et nagu selline enda mõtlemise korrastamine on, mida minu meelest ka nagu see töö pakub. Jah, kindlasti. Aga võib-olla paari sõnaga ka sellest, et mis see lähitulevik või tulevik teile praegu paistab. Et tegelikult siin mitte nii ammu tagasi oli võib-olla isegi jutt, et audiitor kontrolli ja vähemaks tulid need uued reeglid, eks ju, siis tänasel päeval vist on tegelikult seis vastupidine.
ja tundub, et ka maailm ümberringi muutub, et aga mis see teie valdkonnas tähendab siis nüüd, et milline see tuleviku need põhilised muutused teile paistavad? No tulevik on pikk ja lai, ütleme siin, ma ei tea, AI-st kuni tõesti nagu uute teenusteni. Kui me täpselt teaksime, siis oleks väga hea. Kui nüüd kitsamalt vastata, ma ütleks, et seda põhiaudiitori tööd ehk et aruannete kontrolli, seda tõesti vähemaks kuidagi ei jää. Ja see on, ma ütleks, et see on nii hea kui halb. Et jah, et meile nii audiitoritena meile kui ka kutseühendusel on loomulikult tore, et on kuidagi rohkem tööd, aga samas me näeme, kui me nagu reaalselt ka hindame, et mis need nõuded on, mis väga tihti siiski Euroopast tulevad, et mida kõike just kui ettevõtluse juures kontrollima peaks, siis seda on küllaltki palju ja me ei taha ka kõigega nõus olla. Et me tahaksime teha tööd, mis omab nagu reaalset väärtust, mitte nagu lihtsalt kellegi tekkinud uitmõte, et kontrollitagu seda ka. Ja seda tuleb natuke ette. Et eks siin ongi meil küllaltki tihe koostöö ka erinevate ministeeriumitega, kes neid seadusi peavad, direktiive peavad üle võtma, et teeme asjad mõistlikult meil siin. Et ühesõnaga tööd kindlasti vähemaks ei jää. Nüüd ma sellest nii-öelda kategooriast, mida ma just kirjeldasin, ma võtaksin siit välja selle kestlikkusaruandluse. Sest see kestlikkusaruandlus tõesti ta on uus ja põnev ja ta pakub potentsiaalselt palju võimalusi nii nagu kogu ettevõtluskeskkonnale ja nagu üldse tarbijatele, kes nagu ise, ma ei tea, ettevõtjad ei ole. Et ma ei tea, igaks juhuks siis kuulajatele ka, et mis asi see kestlikkusaruandlus on, et meie nimetame seda ESG aruandluseks, E ehk environment ehk keskkond, ehk S ehk social issues ehk sotsiaalsed teemad ja G ehk governance ehk valitsemine. Ehk siis lähema 3 aasta jooksul peavad umbes 300 Eesti suuremat ettevõtet peavad hakkama koostama ja esitama küllaltki mahukat aruandlust vastavalt spetsiaalsetele standarditele, mis siis kirjeldavadki seda, et kuidas see ettevõte, millist jalajälge ta omab nagu keskkonnale, kuidas ta käsitleb sotsiaalseid mõjusid ja millised on tema valitsemispraktikad. Ja on nagu näha, et tegelikult see keskkond on natuke sinna poole nihkumas ja võib-olla ka valmis, et oma otsuseid teha nagu natuke uue ja teistsuguse info pealt. Et ütleme seda, et kas nüüd selle ettevõtte bilansi varade maht oli seal, ma ei tea, nii mitu miljonit või naa mitu miljonit, et jah, see on ka oluline, aga et mõista, kas see ettevõte on ka nii-öelda alles 5 või 10 aasta pärast ja kui edukalt ta on alles. Ja millise jalajälje ta jätab ja kas ta muudab maailma päriselt paremaks. Täpselt, et selleks on sellist uut informatsiooni vaja. Ma nüüd ei ütle kindlasti, et see nagu esimene üritus nende standardite näol ja nende mitmesaja infopunkti näol on nüüd see ideaalne lahendus, et seda mitte, aga ta on tegelikult suund sinna poole. Ja et ega siin audiitorid peavadki nüüd kiirkorras juba eile endale need standardid selgeks tegema, meie audiitorkogu poolt proovime neid aidata. Omakorda audiitorid on need, kes väga paljuski neid sama kuni 300 Eesti suuremat ettevõtet peavad hakkama omakorda koolitama, et kuulge, et te teaksite ka, kuidas te neid asju tegema peate. Et see on siuke, ma ütlen, et muu staaž ei ole võib-olla nii pikk kui mõnel audiitoril Eestis, aga et mina selliste revolutsiooni meie valdkonnas ei ole näinud, et kõige põnevam asi üldse. Et vähemasti nii palju, kui meie siin tegeleme ja nii palju, kui nüüd rahvusvahelisel tasemel teaduses tegeletakse arvestusvaldkonnaga, siis tegelikult ju väga-väga tugevalt on sisse tulnud ju tekstiline, sõnaline informatsioon ja tegelikult ka meie siin ülikoolis tegeleme sellega, et kuidas sõnalist informatsiooni nüüd analüüsida ja nii-öelda auditeerida, eks ju, me tegelikult otsime selleks analüüsimeetodeid nii meie siin Tartu Ülikoolis kui ka siis meie kolleegid mujal. Ja see on hästi põnev teema, sest et me ise ka mõtleme seda, et jah, me räägime, et tuli nüüd nõue hakata sellist aruannet koostama, väga tore, õpime, saame Euroopa meistriteks selles, et teeme endale selgeks, mida need standardid nõuavad ja teeme kõik ära ja kontrollime ka.
aga et mis kasu sellest aruandest lõpuks on, et kes hakkab, mis otsuseid selle aruande pealt tegema ja ma arvan, et siin nagu näiteks tõesti selle tekstilise osa kokkuvõtmine ja nii-öelda kvantifitseerimine, see muutub ja võrdlemine. See muutub hästi oluliseks, et noh, et lihtsalt, et nagu seda mõttesuunda võib-olla ilmestada, siis ma tooks kõige lihtsam näide ongi see, et kui meil praegu on, meile tahetakse teha, noh, ütleme, et tulumaks on selline ja palgamaksud on sellised ja käibemaks on selline, aga et noh, et meil tekib siis, et väga suures ulatuses uut kontrollitud infot. Et noh, et ja selle pealt on väga võimalik nii-öelda ka nügida ühiskonda, keskkonda kuhugi suunda, hakata kas või näiteks maksustamise läbi, mitte et ma kutsuks üles seda tegema, aga lihtsalt see nagu näitab, et milleks kõigeks neid andmeid võiks saada kasutada. Siis teistpidi, et nagu soodustada nagu läbi mingisuguste maksuvabastuste või toetuste teatud sellist tegevust, mida sa rohkem soosid. Ja see on nagu huvitav minu jaoks, et kui muidu tuleb nõue, antakse sellega aega, et sa võtad, õpid, hakkad aruannet koostama ja pärast pole vaatama, et äkki on vaja sellele, siis keegi mõtleb, et kas see info ikkagi on õige, et äkki võiks keegi väline osapool seda kontrollida, siis need teemad peeti siis nii oluliseks, et täpselt samal ajal, kui jõustub aruandluskohustus, kohe ka audiitor kontrolli kohustus, et just läbi selle, et see info, mida kirjutatakse, ei oleks mitte lihtsalt fantaasia, vaid et oleks ka keegi kolmas osapool, kes annaks ikkagi sellele kindlustunnet, et tõesti see, mis kirjas on nii, nagu ta on ka päriselt. Nojah, et sealt tulebki, et tegelikult ju seostatakse ju või integreeritakse, eks ju, erinevad liiki informatsioon, erinevad liiki andmed ja tegelikult standardis on selle kohta üks lause ainult, et integreeritud peab olema. Ja noh, ka üks teema, millega meie siin praegu tegeleme, on ka, et noh, mida see integreeritus siis tähendab, eks ju, et integrated reporting, eks ju, on nagu üks termin, eks ju, mis võiks vaadata ja et kuidas seda integreeritust siis on nüüd erinevad aruandja esitajad on lahendanud, eks ju, ja see sama asi, et kui palju seal siis on nii-öelda sellist loosunglikkust, mida meil on hästi palju sees tegelikult ja kui palju on tegelikult siis tõsiselt võetavat informatsiooni, mis tulevad nendest andmetest, et ma arvan, ja lõpuks peab kõik olema ka masinloetav, et seda saaks niimoodi koondada igalt poolt kokku, et täiesti ka teine dimensioon seal juures. Jah, et see AI teema on seal väga, väga tugevalt praegu sees, millega me ka tegeleme, eks ju, et kuidas seda läbi selle AI kasutamise siis analüüsida ja võrrelda. See sama võrreldavuse aspekt, eks ju, mis tegelikult nagu meil tuli see integreeritud aruandlus, mis oli siis suuresti siis tekstiline, eks ju, audiitorid kohe, see oli 10 aastat tagasi küsisid, et ups, aga kuidas moodi me siis sellisel juhul hakkame nüüd võrdlema, eks ju. Sest me oskame väga hästi võrrelda rahalisi andmeid, numbrilisi andmeid, aga me veel senimaale väga hästi ei oska võrrelda teksti kujul esitatud siis informatsiooni, eks ju. Sageli ka AI poolt genereeritud tekstid tunduvad meil kaugelt vaadates maru ägedad, eks ju, sest me näeme märksõnadega, et nagu on need sõnad sees, mis peaks olema. Lugedes lauset lähemalt selgub, et lause on täiesti sisutühi ja tundes veel seda valdkonda selgub, et veel vale ka, eks ju, kui seal ka mingi sisu sees on. Ehk siis tegelikult meil on ju ees väga põnev ja aina põnevamaks läheb, eks ju, aeg. On jah. Et me just siia sõites rongiga Angeelikas ka vaatasime, et mis siis need infopunktid on, mida vähemalt hetkel tulevate standardite järgi küsima hakatakse ja see ongi, ütleme, kirjeldavad infopunktid, siis sellised nii-öelda numbriga väljendatavad ja siis rahalises vääringus väljendatavad. Et audiitorina mõtlen, et jah, rahalisest vääringut ma oskaksin kontrollida. Numbrilist ilmselt ka. Numbrilist ka, et kui mitu midagi oskab ka kontrollida, aga et siis kogu see teksti poolt, et kuidas ma oskan seda kontrollida, ja siis, et kuidas ettevõtja oskab üldse seda kokku panna, kas ettevõtjal peab olema ettevõtte sees mingisugune protsess, et seda infot koondada või siis palgatakse PR-firma, kes kirjutab talle 1 aasta üks ilusa raporti valmis ja siis kaltakse seda 10 aastat edasi,
et variante on palju, et saame näha. Ja samas mõned asjad ikka pole muutunud, et täpselt nii nagu finantsauditis kõige keerulisem on kontrollida midagi sellist, mida kirjas ei ole, ehk siis näiteks kohustuste kulude poolt, et kuidas ma ikkagi tean, et kõik sai kirja ja kuidas ma oskan otsida seda infot, mis puudu on, siis täpselt sama ka selle tulevase ESG aruandluse puhul, et ilmselt kõige suuremaks selleks väljakutseks saabki olla see, et ega pole midagi olulist, mis peaks olema kirjas nagu välja jäänud. Nii et me elame väga põnevas maailmas, me mõlemad, nii meie siin ülikooli poolt kui teie siis sealt audiitorifirmade poolt, aga võib-olla siia nüüd kokkuvõtteks äkki, et kuidas me siis saaksime üksteisele kasulikud olla paremini või kuidas võib-olla paremini seda koostööd teha või tegelikult ka, et millised on meie koostöö võib-olla kogemused ja ühesõnaga sellelt poolt, et te ütlesite, et kui inimene tuleb teile ettevõttesse, siis tegelikult hakkab nagu hästi põhjalik õppimine, väga kiire õppimise protsess. Aga kui te nüüd vaatate nagu ülikoolide poole, aga meie ülikooli poole, siis kuidas te nagu näete, et kas ja kuidas me toetame ja kuidas võib-olla paremini saaks teha? Ma usun, et nagu sa üle tead, et väga paljuski neid teemasid räägiti läbi ka selle, Eestis on selline osapool nagu Kutsekoda, kes siis võtabki nagu selliste tööalade valdkondade kaupa üle aastate hindab, et mis on need oskused, mis on inimestel praegu olemas, kuidas hinnatakse, et milliseks töö muutub ja et milliseid nagu oskusi siis selle muutuva või muutunud töö jaoks tulevikus vaja on. Et me mõlemad sellega grupis olime, et eks see on selliseid detailsemaid, väiksemaid oskusi, aga et mulle endale võib-olla rohkem on jäänud kõlama see analüüsioskus, et sa saad mingi info, et sa saad aru, mis info sa said, kas on midagi, mida sa ei saanud, kuidas seda grupeerida, võrrelda, vaadata, ühesõnaga lihtsalt selline infost arusaamine ja teine vähemalt sama tähtis on siis suhtlusoskus. Et see kõlab kuidagi nagu naljakalt, aga ta lihtsalt niimoodi on, et me tuuakse ikkagi esile, et põlvkonnad on ka oma suhtlusoskuse poolest kuidagi erinevad ja suhtlusharjumuste poolest erinevad, et näiteks kui me Angeelikaga audiitorfirmas olime, siis oli ikkagi normiks oli see, et sa olid ühe kliendi juures nädal aega koha peal. Olid koha peal, käisid väljas, suhtleid raamatupidamisosakonnaga, teiste inimestega olid koha peal näost näkku suhtlus oli enamasti. See nagu hakkas natukene muutuma, tuli koroona peale, praegu on väga palju sellest suhtlusest läinud selliseks kas siis üle ekraani heal juhul või siis saadetakse enamasti e-maile näiteks, et tihti audiitori jaoks oleks ikkagi kasulikum, kui klient oleks ka valmis temaga ikkagi otse suhtlema, kui tema töötajad on valmis nagu otse suhtlema, ütleme e-maili asemel on tihti parem ikkagi helistada, sest saad alati spontaansemalt reageerida informatsioonile, mis sa saad, et ega seda nagu me ei saa otseselt oodata, et nüüd ülikoolid õpetaks inimesi teistmoodi või kuidagi paremini suhtlema, see lihtsalt või aega tagasi keerama, kus ei saadetud neid ainult meile SMS-e, vaid et räägiti. Aga ta on kuidagi selline paratamatus, et samas ma jällegi usun, et vist tänapäeva ülikoolides on ju väga palju rohkem sellist tiimitööd võrreldes varasemate aegadega, et see tiimitöö tegelikult peaks ju sellist suhtlusoskust nagu kuidagi igati hästi arendama. Et vähemalt minule jäid nagu need kaks valdkonda võib-olla selle arvestusvaldkonna osas rohkem kõrva, mida sa mäletad? Jah, et ikka seda nii seal kui need erinevad uurimused on samamoodi välja toonud, et suhtlusoskus, tiimitöö, eks ju, ajajuhtimine, visualiseerimine, mis on vajalik selle analüüsi jaoks, eks ju, et ja ka oma mõtete siis selge edastamine, eks ju. Need oskused on need, et kui sa oled juba info kuskilt nagu kätte saanud, aga ka see oskus, et infot saada, ehk siis see uurimisoskus, info andmete hankimise, milliseid meetodeid selleks kasutada ja ilmselt ka selline innovatsiooni hoiak, et ei piisa ainult valmis omandatud oskustest, mis sa oled saanud, vaid ikkagi valmis olek ise kogu aeg leiutada protseduure
jah. Et selles mõttes tagasi me alustasime sellega, eks ju, et valmisolek leiutada, eks ju. Ja siis tegelikult lipsas siia kuidagi sisse ka see, et ja seda teha niimoodi, et tulemus oleks õige. Jah, aga eksida ei tohi, sest audiitorid ka ju kontrollitakse, aga audiitorid pole see kõige kõrgem tase, et samamoodi. Et selles mõttes on minu arvates jällegi nüüd innovatsioon ja keeld eksida on tegelikult ühesõnaga vastassuunaliselt, eks ju, et kui meil ei ole lubatud eksida, et ega siis ju ka ei hakka katsetama, eks ju, et see on niisugune väga keeruline lahendada, eks ju. Et kuidas seda piiri täpselt timmida, eks see on see, et audiitori töös, ma ei tea, kas julgen seda valjult välja öelda, aga et tegelikult läbi nende standardite ja nõuete on selline teatud eksimis nagu intervall sisse kirjutatud või lubatud. Ehk et audiitorkontroll ei ole ju selline, et audiitor peaks üle vaatama nüüd kõik arved, kõik müügiarved, kõik lepingud ja nii edasi, et tal on ikkagi oma selline olulisus, millega ta tööd teeb, ehk et ta teeb oma riskihinnangu ja siis vaatab neid olulisemaid numbreid seal ja see on okei, ehk et nagu teatud eksimispiir audiitori töös kindlasti on. Me ütleme oma arvamuses ka, et on olulises osas õige, et me kunagi ütle, et on viimse sendini õige. Ja ütleme seda ka kuskil, et on kõrge tasemeline kindlus, mis me anname, et ta pole kunagi 100%-line, et eks need ongi, ma arvan, et need ongi need load, mida me oleme ühiskonnas kokku leppinud selleks, et me üldse seda tööd teha saaksime, aga teistes kutsetes on ju see samamoodi, et me ei saa öelda, et meil ükski arst ei tohi mitte kunagi elus eksida, sellepärast, et ma arvan, et selline arst ei saa ka kedagi ravida. Eks see on see, et kui me eksime, siis me õpime. Just. Me õpime ja parandame oma protseduure. Et võib-olla tagasi tulles veel selle suhtlemise juurde, et tõite välja ja seda on ka korduvalt kinnitatud, eks ju, et see on oluline. Ja siis kui tagasi tulla siia nüüd see ülikooli juurde, või ütleme, et siis tegelikult on see, et me peaksime või eks me proovime ka seda teha, et erinevaid suhtluse viise siin nagu nii-öelda siis kasutada. Ja tegelikult vaata, see on see, et eks me kuidagi moodi ju püüame meelitada ka neid õppijaid ju nii-öelda klassiruumi. Ja just nimelt selle pärast, eks ju, et see koostöö tekiks, inimlik suhe tekiks ja nagu me teame, nagu see inimesed panevad ühte ruumi, nii hakkab midagi kohe juhtuma, on ju. Tahad sa tead. Mind täitsa huvitab, mis need erinevad suhtlusviisid on, mida te õpetate? Ei selles mõttes, et meil on osad asjad on ju internetis, eks ju, osad asjad käivad kirjalikult, osad käivad Zoomis ja BBB-s, eks ju, ja siis osad asjad käivad veel meil auditooriumis ka, eks ju. Et selles mõttes vaata see, mis meil see riskide juhtimise aine, mida me koos tegime või tegelikult suuresti teie tegite, eks ju. Et seal oligi see, et tegelikult me mõtlesime, et mis põhjus oleks, et inimesed tuleksidki Tartusse kõik kokku, eks ju, ja siis me pakkusime välja 2-päevase häkatoni, eks ju, ja õhtul veel väike sotsiaalne üritus, et ühesõnaga, et inimesed tunneksid, et on mõistlik tulla kohale, selles klassiruumis olla ja siin suhelda, eks ju. Et eks see ongi siis väljakutse ka siin siit poolt. Ja tõesti see riskijuhtimise õppeaine, mida me nüüd audiitorfirmade toel tudengitele siin pakkusime, et see ka audiitorfirmadele väga see nii-öelda kogemus on meeldinud, me oleme seda 2 aastat teinud natukene erinevates formaatides, et me leiame, et see ongi selline hea, et audiitorfirmad ju tahavad ka nii-öelda ennast natukene näidata ja mis oleks veel parem viis, kui ennast näidata läbi oma väga heade spetsiaalteadmiste jagamise. Et mulle tundub, et siin nagu sellised ülikooli ja tudengite vajadused ja audiitorfirmade soovid väga hästi saavad kokku, Et tudengite poolt tuli väga palju positiivset tagasisidet, just oligi see, et neil olid need konsultandid ja audiitorfirma esindajad olid ju tegelikult 2 päeva, eks ju, kõrval. Käis väga intensiivne ju ajurünnak ja õppimine ja analüüs kogu aeg ja ühesõnaga tiimitöö pluss siis kompetentsed nii-öelda mentorid kõrval ja pärast ka siis esitlemine, eks ju, ja tagasiside. Et ma usun küll, et sarnaseid asju võib-olla on mõistlik teha
ka võib-olla mujal ainetes, kui meil natukenegi selleks ressurssi jätkub, eks ju. Absoluutselt. Jah. Et kui veel natuke nagu unistada, siis võib-olla selle õppimise ettevalmistuse poole peale, kus koha peal võib-olla teie ise võib-olla saaksite võib-olla rohkem kaasa aidata, et mis see unistus oleks võib-olla, kui üldse mingisuguseid piire ees ei oleks? Hetkel vähemalt minu unistused audiitorkogu esindajana on väga maist laadi ja väga lühiajalised, ehk see sama jätkusuutlikkuse aruandlus, mis tuleb, et ta on nagu, ma näen, et nagu mägi on ees, millest tuleb üle saada. Ja meil on nagu varustus olemas ja kõik plaanid on tehtud, aga see tuleb veel ära teha. Ronima tuleb hakata, et selles mõttes see on hetkel minu lühiajalises unistuses, et tuleb ära teha. Kui sealt natuke laiendada, siis võib-olla see, mis ma ka ennist ütlesin, et see andmete kasutus, et ma ise näen ka, et siin vabalt võiks ülikool olla ka selliseks nii-öelda partneriks, et kui juba tekib selline suur hulk nii-öelda võrreldavat, kontrollitud informatsiooni, et mida kõike sellega võiks tegema hakata. Sest see info, kui ma ei eksi, peaks saama ka nii-öelda avaandmeks tegelikult, et mis tähendab, et ka ettevõtetel on võimalik väga sealt, miks mitte tudengifirmadel, on lihtne sealt ju mingisugust nii-öelda teenust aretada, et võtame sellisele parameetrile vastavad ettevõtted, kellel need parameetrid on sellised ja me leiame, et nad vajaksid sellist teenust või viime need kellegi teisega kokku või ühesõnaga, et neid võimalusi peaks tekkima päris palju sealt ja siin minu meelest on ka ülikoolil küllalt mida uurida. Jaa, kindlasti. Et kui võtta nüüd meie õppekavades see ESG aspekt, et meil minu andmetel eraldi ainet ei ole, aga meil on ta siin vähemasti magistritasemel on ta peaaegu kõikides ainetes või päris mitmes aines on ta nagu mingi plokina sees, et me vaatame ta nii siis selle standardi vaates, juhtimise vaates, andmete kasutuse ja analüüsi vaates, et ta jookseb meil praegu nagu niimoodi sisse ja tegelikult see standard ju alles tuli, eks ju. 3 kuud tagasi. Ja täpselt, eks ju, et aga me selle standardiga oleme tegelenud siin, inimesed tegelevad just selle standardi vaatega, et mida seal standardis siis kirjas on ja mida see siis tähendab tegelikult. Aga ütleme nüüd ongi 2-3 aasta pärast on siis need esimeste suuremate ettevõtete need andmed ka olemas ja tasub meeles pidada, et nende suuremate ettevõtete andmed tegelikult on nii-öelda tähistavad üle poole Eesti majandusest. Et need tükiliselt on tõesti võib, ma ei tea, 250-300, aga nad on üle 50% Eesti majandusest, ehk et selle pealt saaks juba väga palju huvitavaid otsuseid teha. No ma ei julge päris seda öelda, et meil ESG aruandlust praegu veel analüüsida ei ole, sellepärast, et seda ühesõnaga seda standardit ei olnud, eks ju, aga ESG aruandlus on olnud meil juba olemas, eks ju. Erinevate standardite alusel ja selles mõttes, et nüüd ütleme, et millega meie tegeleme, ongi see, et nüüd võtame selle standardi vaate, eks ju, ja võtame andmed, mis meil olemas on, ehk siis need varem tehtud aruandluse, sest arvatavasti, ega sealt varem tehtud aruandlusest ikkagi nagu minnakse jällegi edasi, eks ju. Ja ütleme nii, et tõenäoliselt osa saab ära kasutada, aga ma kahtlustan, et ikkagi väga palju nagu uusi protsesse peavad need ettevõtted endale ehitama, et neid andmeid kõiki kokku koguda, et midagi saab olemasolevast ära kasutada, aga mitte kõike. Ja kindlasti, jah. Nii et tööpõld on meil lai, eks ju. Koostööks on meil siin võimalusi, ma usun, et kui palju, et jätkata seda, mis meil on, eks ju, see sama riskijuhtimise aine ja siin teie head kolleegid, kes on käinud meil ka siis bakaainetes, eks ju, lugemas, et ma usun, et meil saab olema jätkuvalt põnev. Väga hea koostöö ongi just nagu tulevaste audiitorite nagu tööle kutsumine ka, sellepärast, et seda ma arutasin Märt Martiniga, et kui nagu üldse mõelda, et selle rongile peale hüppamise hetk just tundubki, et ongi nagu praegu, sest nii palju uut ja huvitavat on juhtumas ja praegu õppida kutset samal ajal, kui see kutse just neid muutusi läbi teeb, ongi kõige õigem hetk üldse. Jah, täpselt see, mis Angeelika ütles,
et me kutse on alati olnud hea kõigil nendel põhjustel, mis ma nii-öelda ennist ka kõnelesin, et on võimalik minna nii-öelda võrreldavale positsioonile paljudesse teistesse tööstusharudesse, aga et kuna kutses endas on niisugune paras revolutsioon käimas, siis neid võimalusi on just praegu rohkem kui võib-olla mõni teine aeg. Nii et kui kasutan pool minutit ka veel reklaamiks, siis Audiitorkogul on koos suuremate audiitorfirmadega parasjagu käimas ka selline nii-öelda värbamiskampaania, seal pakutakse praktikakohti, aga see praktikakoht võib tihti tähendada ka töökohta, no natuke sellised läbisegi audiitorfirmade poolt, ehk et veebileht www.audiitoriks.ee tasub vaadata, seal on välja toodud meie sellised meie firmades töötamise karjäärivaliku eelised ja siis firmade logodel klikkides on ka siis konkreetsed praktika või tööpakkumised, et tasub vaadata. Ja siis kui see kampaania ükskord läbi on, siis see audiitoriks.ee kodulehekülg ikkagi igal ajal ta jääb üles, et vaadata, mida audiitorid teevad, kuidas audiitoriks saada. Ja. Et ka kampaania väliselt jääb alatiseks. Nii, väga huvitav. Ma usun, et umbes aasta pärast oleks põhjus meil uuesti rääkida, et kõik see, mis me praegu rääkisime, et äkki tuleb, et kas ta siis tegelikult on tulnud ka või mis värk siis tegelikult on? Tibusid loeme 25 kevadel. 25 kevad, no täpselt siis aasta pärast, eks ju. Sobib hästi. Väga kiht. Aga suur tänu tänase vestluse eest ja kohtume siis aasta pärast. Aitäh. Aitäh.